Tere tulemast Meesteleht Eesti rubriiki. Oleme taas kord Laitse rallipargis, seekord siis automaja juures ja testime täna Chevrolet Bel Airi. Auto on siis aastast 57, tal on 4,3 liitrine vabalt hingav V8 ja kolmekäiguline automaatkäigukast. Väga sükse kena disainiga, seda vaatame natukene hiljem täpsemalt, aga praegu hüppame rooli ja vaatame, mis tunne sellise autoga sõita on. Lähme teeme siis ka väikse tiiru selle autoga. Siin autos on siis ka Bel Airi väikene siuke duplikaat sellest originaalautost. Tõmbamegi siit siis, paneme ta drive'i peale, täpselt nagu vanades filmides, et tõmbad ikkagi selle kangi ilusti alla. Ja kohe esimene asi, mis märkab, on see, et istet liigutada ei saa. Vähemalt mina seda kohta üles ei leidnud. Et kui juhtud olema õiges pikkuses, siis saad selle autoga sõita, kui ei, siis ei. Rool on ka, ütleme siis keset vaate välja, et siuke mingil määral, ütleme siis ebamugav, aga samas jällegi kõik need istmed ja asjad, need kindlasti teevad tasa selle. Et rool ise on üllatavalt kerge, peab mainima. Ja autot ennast juhtida on ka väga mugav tegelikkuses. Et ongi siuke, ütleme, cruiser. Sa justkui lasedki lihtsalt suhteliselt vabalt saad seda siin kasutada, lihtsalt toetad selga niimoodi siia mugavale diivanile ja lihtsalt cruisid sellega. Et ma muidugi ei kujuta ette, kuidas sellega maanteel sõita on. Ma ise seda täna katsetada ei saa ja võib-olla ei tahaks. Et see on ikkagi üsna suur vastutus. Aga praegu see väike tiir, mis me siin teha saame Laitse rallipargi territooriumil, see on kindlasti väga huvitav. Mõned huvitavad faktid ka selle auto kohta. Seda autot siis eri justkui mudelitena tehti siis aastates 1950 kuni 1975. Kõige tuntumad ongi just need samad mudeliaastad, millega me siis praegu sõidame, ongi siis kuni 57 aastani. Lisaks siis väljas on hästi palju siukseid raketimotiivi või ongi siis siuke taga on justkui need lennukitiivad, et see oligi siis nii-öelda selle ajastu auto, kus hästi palju mõeldigi näiteks justkui kosmosereis või siis oligi siuke justkui sõjandus, et seda on ka siin autos väga palju näha ja praegusel hetkel siuksed hästi säilinud Bel Airid sellises generatsioonis võivadki siis minna isegi kuni $100,000. Ehk siis see on kindlasti üks nendest autodest, et kui on õnnestunud siukene alles hoida ja ta on heas seisus, siis ta kindlasti ajas on enda väärtust kasvatanud. Aga praegugi natukene siin siis Laitse rallipargi kardirajal sellega sõites peab tunnistama, et kurvides ta kindlasti vajub, aga ta ei olegi mõeldud sportautoks. Aga rool jällegi on väga kerge. Ja samas ega need istmed ka kindlasti annavad juurde ja sul ei ole turvavööd, mis siin kinni hoiaks. Et kindlasti selle tõttu ka natukene vajub rohkem, aga mitte mingil määral ei ole ta ebamugav. Eriti arvestades me oleme kardirajal, kus on väga teravad kurvid. Aga väga kerge on seda autot juhtida. Ta teeb väga omapäraseid helisid. Kindlasti videost on kuulda siukest justkui oigamist, mida teevadki siis selle auto käigukasti mootor. Aga see kõik käibki selle asja juurde, et ei ole absoluutselt võrreldav tänapäeva autodega, tegelikult isegi pigem heas mõttes, et see on omamoodi kogemus selle autoga siin sõita ja seda katsetada. Oleme nüüd siis selle Bel Airi salongis ja ütleme, ma isiklikult nii mugavaid istmeid ei ole üheski autos veel ise kogenud ega näinud. Autol muidugi turvaveid ei ole, sest et see lihtsalt ei olnud see aeg.
aga tõesti, siuke tunne, et istud lihtsalt suurel mugaval tugitoolis elutoas ja lihtsalt vaatad kogu seda liiklust enda justkui telekast, et väga kena disainiga, kõik on siuke musta punasega, hästi siuke aegumatu värvikombo. Rool on, ta on ikka korralik, aga samas hästi peenike ja käigud näiteks käivad siit samast siis nagu tänapäeval ka Mercedesel, käivad rooli pealt, aga natuke teistmoodi, seda siis ka saab vaadata juba täpsemalt videos või hiljem sõidus. Aga üldiselt kõik asjad tegelikult on olemas. Siin on olemas kliima, siin on olemas isegi kell, siin on olemas ka raadio ja siia tegelikult on siis juurde pandud ka DVD mängija ja siin keskel on siis DVD-d, mida lapsed saavad vaadata. Aga lähme vaatame, kuidas tagaistmete ruumi on. Ja ega tegelikult ka tagaistmele ei saa kuidagi midagi ette heita. Veider on vaadata seda, et sul on ees üks pikk iste. Tänapäeva autoda sul on iste, sul on siin keskel on justkui ava ja sul on teine iste ja peatugesid, kui sellised ei ole. Ehk siis tänapäeva mõistes avarii koha pealt ta on väga ebaturvaline. Ei ole turvaveid, ei ole peatugesid, seega see pauk, mis sa saad, on kindlasti väga tuntav. Aga tol hetkel see ei olnud esmatähtis ja tegelikult ka praegu siin istudes tal on siuke omamoodi huvitav hõng. Sa ei saa otseselt tegelikult aru, et sa oled väga vanas autos, kui sa just ei vaata ees olevat kogu seda armatuuri. Aga samas ka see jällegi mingid asjad on olemas, mis on ka tänapäeval. Näiteks siin on olemas eraldi konks, kuhu enda jakk panna. On olemas keskel ka valgustus. Ja tal nagu kogu see tagumine disain paistab, et ta justkui oleks mõeldud kupeeks, sest et siin, kus justkui pea võiks olla, siin ei ole akent. Aken on sul natuke eespool ja aken on natuke tagapool. Et ta on jälle kuidagi väga huvitavalt disainitud, aga see huvitav disain liigubki siis justkui väljaspoolt sisse poole, et ka väljas on see disain täiesti teistsugune tänapäeva autodega võrreldes. Ja nüüd siis kokkuvõte sellest Bel Airist. Ma arvan, et siin väga palju, ütleme siis, kui meil on muidu 3+ ja 3-, siis sellise autoga ma arvan, et kõik need miinused, mis on, need suuresti lähevad aknast välja. Kõik see pehme sõit, vajumine, võib-olla see kütusehais isegi, see on täiesti ükskõik seal auto pool, sest et see auto loomus ise ja see ajalugu sellel autol, sa ei osta seda autot, ütleme siis S-klassi asemel tänapäeva mõistes. Sa ostad selle auto endale justkui autoparki lisaks või sa ostadki selle pühapäeva sõidukiks või ostadki ta lihtsalt garaaži ja ta on sul see statement piece seal. Et kellele see auto sobida võiks, ongi inimesele, kes oskab seda hinnata, kes on fänn võib-olla siis just sellisel vanakooli ameeriklasel Elvise ajastu autol ja kes lihtsalt armastab siukest jõhkrat pehmust ja siukest, ütleme, kruiserlikku nagu sõidustiili. Et see auto ei ole kindlasti iga ühele. See ei ole nii-öelda tänapäeva masstoodang auto, et see on täiesti teistsugusele kontingendile. Et see ei ole siuke auto, nagu praegu mööda sõitis. Aga kindlasti, kui sind huvitab see auto, siin automajas Laitse rallipargis saad seda autot lähemalt vaadata ja neil on ka osadel autodel olemas autorent, aga see autorent ei ole traditsiooniline, kus nii-öelda siis sina ise saad sinna rooli istuda, et pigem sa oledki kaassõitja ja see rent toimub siis koos juhiga. Aga soovitan kindlasti, kui vähegi võimalik, tule vaata järgi ja tule vaata ka teisi väga-väga huvitavaid autosid siin automajas. Oleme siis nüüd automajas. Teeme intervjuu siis kogu selle rallipargi automaja omaniku Üllariga. Tere! Tervist! Kõigepealt esiteks kohe, ma arvan, inimesed vaatasid siin neid kaadreid, neid klippe. Kui palju siin umbes neid autosid kokku on? No selle 4 seina vahel on kuskil 60 ühikut, aga tegelikult meil Transpordiameti registri järgi on kuskil 120 autot, aga kuna see maja jäi väikseks, kõik ei mahtunud, et kui te tulite, siis nägite seal klaatside taga veel neid erinevaid, eelkõige just nõukaaegseid autosid, aga niisugused eksklusiivsemad on ikkagi siia ära paigutada. Tippa 60.
Selge, aga mis marki siin kõige rohkem on? Et näiteks praegugi osaliselt on näha siin suur rivi erinevaid BMW-sid ja samas ka vanemaid Forde. Et mis nagu üldiselt siis kollektsioonis kõige rohkem esindatud on ja mis siis siin majas kõige rohkem esindatud on? Jah, selles mõttes väga hea küsimus. Koguda võib ju kõike ja selle paleti võib üsna laiaks ajada. Siis mina olen nagu enda jaoks otsustanud seda, et kõike niikuinii ei saa. Et mis on see valik, et mis võiks olla see huvipakkuv suund. Ja me oleme siin jõudnud selle 15 aastaga sinnamaani, et meil selle kollektsioonis on siis nagu 3 huvisuunda. Kõigepealt margipõhiselt, jah, mainisite BMW. Sellel on üks oma lihtne põhjus. Meil kunagi, kui me alustasime, siis Laitse rallipargi kontseptsioon oli eelkõige autospordi keskus ja autospordi teema. Ja meie klubi ekipaaž Einar Laipaik, Siimo Suvemaa, mu vennas sõitsid rallit üsna edukalt ja sõitsid seda BMW-ga. Ja võt sealt see BMW tuli, eks ju, ja ka meie hobiauto on ju BMW. Ja miks just BMW? Sest on üks vähestest tagaveolistest autodest. Ja kui funni saada, siis võib esiveolisega ka rallit sõita, ja 4-vedusega, aga tegelikult funni saab ikka tagaveolisega. See on see, kus tuleb meie oskusmängu ja kõik. Sai ise ka eelmine kord katsetada seda rallit seal, et oli tõesti lõbus. Et sa saad ikka külge lasta ja see tunnetuse teema ja kõik see pool on hoopis teine kui esiveolisega auto. Ja see BMW on siis nagu meil sellest tingituna tulnud, et kunagi ikka selle ralliga sõiduga ja nende hobiautodega seoses kogu aeg mingit juppe vaja ja käid Saksas ja tood midagi. Ja sattusime, mul siin kollektsioonis üks auto, millel on veel transiitnumbrist aastast 2007. See oli lihtsalt nii hea auto. Me ei raatsid seda rallikast. Jäi näppu. Jäi näppu, leidsime ja jäigi seisma ja need seisab siiamaani, et ei ole ka täna ka mitte Eesti autoregistris arvel. Et sealt on see BMW. Teine teema muidugi on siis meie enda, ma olen juba 60 aastat vana, et meie ajalugu on siis tahame või taha Nõukogude Liit, Nõukogude Venemaa, kõik, kes sinna alla kuulusid, nii Vene Föderatsioon kui ka Ukraina, sest sapakad on tehtud Ukrainas ja Volgad on tehtud Venemaal, aga kõik see NSV Liidu aegne autotehnika, mis meil tänavatel liikus, et see on ka üks meie osa, meie ajalugu ja ma olen arvanud, et kui sellist muuseumi ideed arendada, et siis me ei saa nagu sellest üle ega ümber, et võime maailmast autosid tuua, aga meie enda ajalugu on nagu ka tähtis. Ja muidugi kolmas teema, see maailma auto ajalugu, mis mulle endale kõige südamelähedasem on siis tõldautod. Et vanad 100 aastat ja enam aastat vanad autod, et kõik, mis sealt siis leiab ja põnevad on ja kuidas sa jaksad ka soetada, et see on siis meie kolmas suund. Selge. Mis sa ise arvad, kui palju nendest autodest praegu siin on sellised, et vähema või suurema tahtmise juures saab ka nad tööle ja saab ka nad sõitma? Et kui paljudest sa justkui istud sisse ja lähed, käid, näiteks teed siin samas ala peal tiiru, et võib-olla päris poodi ei sõida kõigiga, aga... Eks me kohe teeme neid tiire ka. Mõned autod on sellised, mida tõesti ei pea ette valmistama. Võtad ja lähed kohe. Mõnedega pead ikka ette valmistama, sest turvakaalutsustel meil ei ole autodel akusid peal ja paagid on praktiliselt tühjad. Et sellest vaatevinklist niisugune tund aega ettevalmistamist on täiesti tavapärane, aga on autosid, mida me võime siin kohe nuppu vajutada minna. Autod on kõik sõitvad ja minu põhimõte on ka see, et laipu ei ole vaja nurka korjata. Et autod on loodud sõitmiseks ja kõik autod peavad olema sõidukorras. Seda on hea kuulda. See on nagu üks põhimõte. See oleks natuke kahju, kui siin nad ükshaaval just kui vaikselt mädanama jääksid. Jah, ja seetõttu me ei nimeta ka enda kollektsiooni automuuseumiks. Me nimetame teda automajas olev vanade autode ekspositsioon või väljapanek. Okei. Aga kui tohib küsida, mis umbkaudne väärtus nendel kõigil võiks siin kokku olla, et ma usun, et ka tegelikult vaataja tahab seda teada. Päris siuke komakoha täpsusega pole vaja, võib-olla seal
Noh, väärtused on erinevad. On emotsionaalne väärtus, on ajaloo väärtus, on rahaline väärtus, on väärtus minule endale isiklikult mingid mälestused. Aga kui te peate silmas rahalist, üks asi on soetamisväärtus, aga me oleme tegelikult paljudele autodele teinud parendustöid, restaureerimistöid. Et on autod, mille eest oled võib-olla maksnud 50 000, aga täna oksjonil maksab see 200 000. Et selles mõttes on nagu raske nagu öelda seda lõplikku hinda, sest see selgub tegelikult kahe mehe kokkuleppel täna, siin ja praegu, eks ju, et millest me kokku leppime, sest kõik need autod põhimõtteliselt on ikkagi ainueksemplarid, erieksemplarid, et neid ei ole kuskil seeriaviisiliselt võimalik osta, et ma valin, et see on natuke parem, seda ei võta ja siis hakkad seal hinda kauplema. Et see põhimõtteliselt on ikkagi see, et kui on keegi huviline maailmas, siis vastavalt sellele huvile tekib ka see hind, eks ju, et pakkumine nõudmine. Täiesti seinast seina võib see sõltuvad päevast olla. Täiesti seinast seina. Muidugi teatud markidel, mida on rohkem levinud siin, meil on ka siin Forteed näiteks, eks ju, mida on tehtud ju 15 miljonit ja neid on maailmas palju ja müüakse iga päev 10 ja 100 viisi, et seal on võib-olla see hind enam-vähem paigas, eks ju. Aga kui me võtame selle 100 aastat vana elektriauto, Detroit Electricu, eks ju, siis seda aeg-ajalt oksjonil mõni pakub, eks ju. Et seal on hinnad hoopis teine. Okay. Et väga erinevalt. Aga ma ei tea, kui sa mingid numbrid küsid, siis ma pakun, et circa 3 miljonit. Selge. Kui palju siin üldse need autosid just kui vahetub? Kui palju on seda, et üks läheb kollektsioonist ära, tuleb midagi asemele? Kas üldse on seda siin? Minu pool on see, et ma saadana silmamuna, ma ei taha midagi müüa. ma ostan kokku ja siis ma ei raatsi neid müüa ja kusjuures tegelikult täna ma ühe projekti olen tõesti müügi jaoks teinud, meil on üks Kass 13 Tšaika, see on siis see vana Tšaika on restaureerimises, mis on siis tehtud teadlikult müügiprojektiks. Aga muidu ikkagi need ostud on olnud kõik sellised, mis siin pattus alata nõrkusest ja emotsiooni ostud, et ma isegi ei ole kalkuleerinud selles mõttes autode hindu, et mis on kasulik ja millega saaks raha teenida ja et müün selle mingil hetkel maha ja saan võib-olla rohkem raha, et minu jaoks raha ei ole tähtis. Raha on mingi vahend oma eesmärgi saavutamiseks, aga raha pärast ma ei tee tööd raha pärast, et teenida raha, vaid ma teen tööd selle pärast, et luua väärtust, luua emotsiooni. Et natukene võib-olla teistmoodi, aga ma tean inimesi, kes ostavadki auto, teevad selle korda, müüvad maha ja see ongi üks võimalik viis vana tehnikaga tegeleda ka muide. Jah, seda kindlasti. Nüüd kindlasti, kui siin neid klippe asju vaadata, siis tegelikult ei ole siin ainult autod, siin on ka rattaid, siin on väikseid mudeleid, siin on lauatäis neid veel väiksema mudeleid ja miski pärast on siin ka lennuk. Mis lugu selle lennukiga on? No seda üsna tihti küsitakse, kui seda lennukit pandakse tähele, sest nii naljakas, kui on see, et inimesed tulevad uksest sisse, nende pilk on üldjuhul suunatud kas otse ette või pigem põrandale, eks ju, et nad lakke alles vaatavad siis, kui nad hakkavad uksest välja minema ja vaatavad, mis maha jäi. Aga selle lennukiga on huvitav lugu selles mõttes, et lennukid, mis autodega seost on, aga ikkagi tal on üsna palju seost autodega ka. Juba see, et tema mootor on Volkswagen kuplamootor, seal peal boksermootor, kui ta panete tähele ja on autodega seotud ja ikkagi, seal ei ole 4 ratast, on 3 ratast, 2 on ees, 1 on taga väike, eks. Ja tõuseb õhku ka, aga vanasti öeldi andekate ja tublide meeste kohta kuldsete kätega meest. Ja ma õppisin kunagi Türi keskkoolis ja mul oli klassivend Peeter ja temal oli kuldsete kätega isa, kes valmistas selle lennuki ja lisaks lennukile valmistas ta mitu autot. Üks tema valmistatud autodest on Maanteemuuseumis väljas. Tema nimi on Uno Veeberg. Ja kui ma seda automaja siin tegema hakkasin 2018, sai projekt ja ehitama hakkasin, see oli pooleli, siis
siis klassivend Peeter helistas ja ütles, et vaat tal siuke lugu, et isal on siin garaažis lennuk ja ta mõtleb, mis ta sellega nüüd teeb, et tahaks nagu annetada lennumuuseumile ja lennusadamale ja kus ta seda pakkus, siis kõik nagu, kuidas seda, no ilusti öeldes ei tulnud huvi. Okay. Ja vanahärra nagu solvus ja ütles, ta viib see prügimäele. Ja võt siis Peeter ütles, et kuule, et sa ehitad seal automaja ja muuseumit ja värki, et äkki sobiks see lennuk ka sinna lakke tõmmata, et nagu isa mälestuseks. Ja sellest on siis äkki 3 aastat tagasi või äkki juba 4, kui siis klassivend koos oma isaga, kahjuks peab tunnistama, et isa on tänaseks surnud, elas 93-aastaseks, aga ta tuli koos mu klassivennaga ise siia ja me panime koos selle lennuki siia ülesse. Ja kunagi, kui see kontseptsioon peaks siin jõudma nagu muuseumi tasandile, et siis kindlasti me teeme siia selle jaoks nagu eraldi ekspositsiooni, sest meil on ka me suutsime talletada ka väikese filmijupi tema mälestustest, kuidas ta seda lennukit tegi ja tema natukene siuke ajaloo mälestuseks. Aga see on Uno Vebergi ise tehtud lennuk, sõitev eksemplar, lendas viimati aastal 1993. Et ilmselt ta lendaks ka täna, aga kuidas ta tookord ilusasti ütles, et õhku tõuseb kindlasti, aga võib-olla liiga kiiresti tuleb alla. Väga vapustav, mida inimesed suudavad teha oma kätega. Ja ikka see, kui inimesel on tahtmist, kui sul on tahtmine, siis sa õpid oma oskused ja sa leiad ka need vahendid ja sa teed oma eesmärgi. Ja nüüd viimasena, mis on tavaliselt näiteks nendel tuuridel asi, mida kõige rohkem küsitakse? No nii nagu sinagi küsisid, palju maksab, kui kiiresti sõidab, palju kütust võtab, nii edasi, aga minu selle tuuri, kui ma neid siin vahest teen, on ikkagi see, et inimestele natukene tuua selgust autondusest suuremas ja laiemas tähenduses. Mitte ainult selles, et ta on meil täna maksustamise vahend või ta on meil transpordi vahend või ta on meil tarbese põhimõttest. Vaid tegelikult auto kui selline on kuidas ma nüüd ilusti ütlen, kultuuriväärtuse kandja, eks ju, ka ajalooväärtuse kandja ja kui sa vaatad neid vanasid lõpetades, siis need uuematega siin teisel pool seina, siis tegelikult sa näed, kuidas inimkond on arenenud selle 150 aasta jooksul, et kui meil on olnud siis auto, eks ju. Ja mida see auto meile siis andnud on, et täna meil on see nutitelefon ja arvutimaailm, eks ju, aga omal ajal, kui loodi auto, see andis inimesele kohutava vabaduse, mida täna, see on elementaarne, me sõidame lennukiga ja sõidame autoga ja kõik see on tavaline. Ja kui sa võtad 150 aastat tagasi ja sa said hobusega minna naaberkülla ja see võttis sul terve päeva, eks ju, siis autondusega sa said minna sealt USAs idarannikult läänerannikule 1000 miile, ilma et see hobune sul ära sureks vahepeal, eks ju. Et see andis vabaduse liikuda ja sellega seoses kõik muud teemad, eks ju, kaubandus, kultuur, inimeste suhtlus, kõik see on väga suur panus on autondusel kui sellise. Täna seda vaadatakse kui mingisugust kahjulikku elementi, mis tuleks elimineerida. Ma ei tea, räägitakse, kastiratas on nagu see huvitav sõna. Et tegelikult me ei tohiks nagu alahinnata seda autondust kui sellist. Okei, seal on omad pahed, keskkond, võib-olla seal liiklushuligaanid ja kõik nii edasi. Aga tegelikult on väga suur ajalooline panus. Ja eks tänapäeval tegelikult palju on ka neid, kelle jaoks ongi auto mitte lihtsalt tarbese, vaid kindlasti nad on vähemuses, aga neid, kelle jaoks autol on justkui hing, et auto ei ole tema jaoks see, vaid auto on tema jaoks ta. Et ta ikkagi hoolitseb selle eest, poleerib, teeb täpselt nii neid õlivahetusi asju nagu vaja on ja nagu teilgi siin kogu see kollektsioon on, et ta ikkagi on kõik sõitev ja seda on tõesti väga hea näha, et nagu ma ütlesin, et ei ole justkui kuhugi nurka mõnda autot pandud, mis lihtsalt jääbki sinna, vaid ikkagi suur enamus on siuksed, mis mingi ettevalmistusega on ka liikuda. Absoluutselt. Muidugi täna, mis on
noh, jällegi, võtame auto on tarbes ja siis ega see BMW või Audi põhimõtteliselt näevad ühesugused välja, eks ju. Kaubamärk võib-olla seal varieerub, juppe tehakse ikka ühes Hiina tehases. Et täna ikkagi inimesed on jõudnud jälle sinnamaani, et me kõik oleme isiksused, me tahame olla kuidagi teistsugused kui tema või tema, eks ju, et see eripärasus ja see peegeldub ka tegelikult selles autoduses, sest noh, nii naljakas, kui see ei ole, ka läbi liikluse ja läbi auto me suhtleme üksteisega tänaval iga päev oma käitumisega, eks ju, võib-olla me vahest mõni vibutab rusikat läbi klaasi ka, aga tegelikult juba see sõidustiil, kas sa paned kedagi tähele või paned, see tegelikult on suhtlus ja inimesed tahavad olla tegelikult erilised. Ja kui panete tähele, hästi palju on tekkinud ikkagi ka täna Eestis vaatamata kõigele sellele majanduskriisile ja maksupoliitikale ikkagi inimesed tahavad olla erilised ja nad leiavad endale erilisi autosid ka, sest see on üks tema olemuse väljendusviis. Et mis autoga ma sõidan, et noh, ikkagi on teatud inimestel tekkinud juba trafaretid, et kes sõidab Mersuga, kes sõidab Bemmiga, kes sõidab Audiga, kes sõidab Jaapani autoga, kes sõidab mingi, ma ei tea, ameeriklasega, et seal ikkagi peegeldub ka inimese olemus üsna palju. Ja noh, rääkimata sellest, et ka see suhtlemine oma kaaskodanikega, et läbi autonduse on see täiesti toimiv süsteem täna ka. Seda kindlasti. Aga kui nüüd juhtubki, et inimesel on siis mingi auto, mis vajab restaureerimist või tahab natukene rohkem hoolitseda selle auto eest, siis see on vist teie juures ka võimalik? Täna juba on, jah. Ütleme niimoodi, et kui siin 15 aastat tagasi esimesed said soetatud, siis olid ise ka selline õhevil ja puhevil ja midagi ei teadnud ja lihtsalt said selle auto kätte ja tundsid rõõmu ja sõitsid ja natuke hooldasid ka. Siis täna ikkagi on niimoodi, et võiks öelda, et me oleme äkki juba 10 autot ise restaureerinud. Alguses klientidele me ei julgenud oma teenust väga pakkuda, sest kuidas öelda, taha häbisse jääda, et algul tuleb ise enda peale ära katsetada. Aga on ka võimalus, ütleme, pöörduda meie poole, aitame, anname võib-olla nõu, kui see ei tea, teame kedagi soovitada. Et meil on omal sellised, kuidas öelda, mehed olemas, teadmised olemas, tehnika olemas, värvikambrid, mis muud keevitused, mida see asja juurde käib. Et kõik see on võimalik. Et üks asi on neid siin kollektsioneerida, teine asi on restaureerida ja kolmas teema on muidugi see, et mis nendega siis nagu peale hakata, eks ju, et kas need lihtsalt koguda siia kuskile ruumi või teha ka nendega midagi. Et kui te panete tähele, nendel autodel on küljes mustad numbrimärgid, isegi meil siin kõnepruugis öeldaksegi must number, eks ju. Et see on siis tunnustatud vana sõiduk, annab siis teatud sellise väärtushinnangu sellele autole, et ta on tunnustatud ka ekspertide poolt ja tunnustatud siis ajalooliseks sõidukiks. Ja meil on Eestis täna 13 klubi, kes on liitunud siis Vanatehnika-klubide liidu alla ja ka see klubide liit ja klubid eraldi korraldavad erinevaid klubiüritusi, näituseid, sõite. Nüüd, kui siin praegu selles intervjuus rääkida ja natuke reklaamida, siis vahetult siin jaanipäev on tulemas, enne jaanipäev on siis iga 5 aasta tagant Eestis tehakse sellist Vanatehnika suursõitu ja see aasta on nüüd 25 aasta, on siis 5 aasta number, on siis Vanatehnika suursõit, mis stardib, kui ma nüüd ei valeta, 20 või 21 Paidest ja Paldiski, Haapsalu, Hiiumaa, Pärnu, lõpetame Viljandis. Siukene 5-päevane enne jaanipäeva sõit. Kindlasti seda infot leiab. Ja muidugi, mis selle Vanatehnikaga on see, et ikkagi jällegi inimesed on ju see kõige olulisem, eks ju, et saada kokku, teha midagi koos, leida uusi sõpru, tuttavaid ja luua positiivset meeleolu, et see on see üks võimalus. Teil on vist endal ka siin tulemas ju siis, ütleme, sündmus, kus enda erilisemaid autosid, vanemaid autosid tutvustada, näidata? Jah, meil on nüüd see aasta 10. aastat Youngtimer Camp. See nüüd ei olegi nüüd päris
100 aastat vanad ja 50 aastat vanad, aga siuke 25+, aga noh, nendest saab ka kunagi oldtimerid, et see Youngtimer Camp on olnud selline jah, täiesti oma ette sündmustehnika, ütleme see hobiautonduse ja vana tehnika maailmas. No, 25 aastat on ka palju, mina olen 27. Aeg läheb kiiresti. Jaa, ei seda kindlasti. Aeg läheb kiiresti. Aga ma arvan, et siin ongi tegelikult täitsa hea kogu see vestlus kokku võtta, et kindlasti soovitan ise ka oma silmaga tulla vaadata siin automaja üle, vaadatagi siis uuemaid, vanemaid, sakslasi ja ameeriklasi, siin leiab suhteliselt kõike ja kui autod ei huvita, siis tegelikult ongi, siin on igasugu mudeleid, siin on lennukeid, siin on ka kõike vahepealset, et kindlasti tule viska pilk peale.